Aeg ka Gnaanos liiguma asuda. Teeme näha, et ilm on paranenud. Eile, kui ma õhtul hotelli jõudsin, siis pärast oli veel täiesti korralik suur häike. Nii et ehkki matkapäeva ilm ei olnud kiita, siis hullemast siiski pääsesin. Jõudsin alt asuvast hotellist PVG rajale tagasi. PVG Kaino näitas siit. Tundub, et mida järvel sinna lõuna poole, sealt Liivadel kaldast hakkasin tulema, see oli nagu rohkem metsikut loodust, aga mida allapoole lõuna poole, et seda rohkem neid asulaid on. Et seda linnalisemaks või külalisemaks see käik läheb. Mõnusad kevadiselt ilusad teed. Gabiana. Kuna mul täna kuskile kiiret ei ole, siis ma saan siin rahulikult istuda natuke linnulaulu kuulata. Nimelt tänane teekond pikkuseks on ainult 10 kilomeetrit, mingeid raskeid tõuse ei tohiks olla. Et selles mõttes on hea ja igati sobilik, et on siuke lühike maa. Et eile nimelt, kui ma laskusin sinna viimasesse külasse, siis tee oli hirmus libe ja mul õnnestus sedapisi kukkuda, et oma parem käsi niimoodi ära vigastada, et see seljakoti selga vinnamine, see on siukene oi-ai tegevus ja täpselt samuti mingisugune käe teatud tasemele üles tõstmine, näiteks see kaameraga filmimine, et siis teise käega toetama enam-vähem, et väikene vigastus ka. Siin on Passadel Via Garda matkakaarti ka näha. Just parasjagu see teelõik, mida ma siis tegemas olen. No see kollane joon. Siit, teiselt poolt tulen, siit sedasi. Ta läheb tegelikult natukene teist trajektoori pidi, kui mina kõnnin täna. Minu tänase päeva siht on, koht on see Toscalona Maderno. Nimelt, et eks tuleb teil veel neid majutusi ka vaadata. Kas vana vesi veski? Või miks see vesi seal niimoodi jugadena tuleb? Ahaa, keegi kalastab all. Infotahvlid räägivad hoopis, et military road, et sõjaväeliste ehitustega seotud esimeses maailmasõja aegu. Ja need siis on ilmselt militaarset päritolu ehitused. Jälle panin mööda see hoone, mis siit võiks vaadata, et on täitsa on nagu kasvanud välja. Et selles kohas on hoopis kaks asupaika tähtsad. Üks on vana paberitehas ülesvoolu, võib-olla see, mida ma nägin ikkagi ja vesivesikiks pidasin, et okei, et see sild oli militaarne, aga see ehitus oli paberitehas. Ja teine on siis tehas, Industry Factory hooned allavoolu. Eks need on siis mingid sorti tehase hooned hoopis. Okei. No mis hoone meil siis nüüd siin on? Siukesed hangaali moodi kohad. Ei julge kohe nüüd pakkumagi hakata. Et vaatame, mis see infokiri ütleb. Paberitehasega seotud. Olu suurim kompleks asus siin 19. sajandi lõpus. Kompleks jätkub teisel pool teed. Miskid ehitused olevat siin olnud juba 16. sajandil ja arheoloogiliste väljakaevamistega leiti. Siit nüüd tagasi vaadad nendele hoonekompleksidele, et üks hoone näeb isegi pisut tervem välja. Terve asustus siin kohe.
seda vana paberitehast saab isegi külastada, sisse minna, et piletihind 7 eurot. Üsna populaarne paistab see kant olema, siis mõttes, et päris palju inimesi on mulle siin juba vastu jalutanud neid ehitusi vaatama. Juhu, ülivõimas juga. Täitsa kõrge. Ja kõik siin aurab. Lihtsalt tulevad siiani. Märkamatult olen Toskaana Modernosse kohale jõudnud. Vau, 36 euro eest. See on siukse täiesti kodaliku majutusega. Rõdu on ka seal. Jah, rõdu on isegi täitsa okei vaadetega. No jälle pilved tulevad ja läheb jälle vist vihmaseks. Okei.